Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-Laenuühistu. Tervitused kõikidele kuulajatele, käes on esmaspäev, on Eesti Krooni saateaeg, saade rahast, pangandusest, investeerimist ja majandusest ning saate toob teieni Tartu Hoiu-Laenuühistu ning stuudios Andro Roos ja Maksim Romanovitš. Tervist, Andro! Tere! No alustame, ütleme, kohe avapauguga selliselt, et sukeldume kohe nendesse nii-öelda poliitminutitesse, millega on siis seotud kogu meie majandus ja kõik see rahaline seis, et vahepeal on siin olnud märgiline üritus, teada-tuntud oled sa siin ühe partei esindaja, Keskerakond on siin on nii-öelda koduerakond ja seal oli esimehe valimine ja nii edasi ja kui me eelmises saates oli juttu sellest, et et otseselt ju nagu vastast ei olegi, vastaskandidaati ka mitte, siis lugedes meediast tuleb välja, et kas võib nii öelda, et peremees jäi püksata või? Ei, no väga ilusti öeldud muidugi nagu selles mõttes, aga vaata täpselt nii nagu see süvariik töötabki, et ega seal vastast nagu ei olnudki ja et ega ei valitud ju esimeest, valiti pigem nagu esindaja, sellepärast et ega uus mees ütles ka ju välja, et ega Keskerakonnale ei ole ju rohkem vaja kui võib-olla 6-7 kohta. Ütleme, minu ajal 6 kohta oli olemas reitingutega. Tartu volikogus nii 6 esimest tuli, langes kohe 5 peale, küllap ta langeb veelgi, sellepärast, et kui võtta nagu sealt matemaatikat, et ega kes sinna valimisnimekirja nagu tuleksid, sealt nagu sükene Keskerakonna baastoetust võib ju võtta nii, et nagu kes oli Europarlamendi valimistel 1700 häält. 1700 häälega ütleme, sellega sisse ei saa linnavolikogusse, see on 0 kohta põhimõtteliselt. Seal on siis vaja säravaid isiksusi, ütleme Tartu kontekstis säravaid isiksusi, kes suudaksid nagu isiklikult veel hääli tuua. Ega iga erakond tegeleb sellega, et selliseid isikuid nagu saada. Ei ütle, et see Keskerakonnal ka võimatu on, aga keeruliseks läheb, ütleme niimoodi. See on, ütleme, see matemaatiline kalkulatsioon, kui niimoodi võib öelda, aga kuidas selleni üldse jõuti, et ütleme, sina ju tulid sinna kongressile õndsast teadmisest kohe paneme valimiskasti üles ja tehakse formaalsus ära ja kõik on korras, aga läks natukene teisiti. Ei, ma ise muidugi ei teinud seda valimiskasti, et valimiskast ikka Kamanda tuli valimiskomisjoni näol Tallinnast, mõned liikmed ikka määrati Tartust ka, aga esimees oli ikkagi Tallinnast ja esimehel oli töövari ka kaasas, nagu sükene noor naisterahvas võttis väga tõsiselt oma tööd ja nii edasi. Aga jah, et hääled loeti kokku, 25-28 oli siis lõpuks minu kahjuks. Ega mis siin nagu öelda, et kuidas selleni jõuti, et eks kohale toodi nagu inimesi, keda varem nii palju näha pole olnud, neid oli rohkem, suurem kontsentratsioon. Ja vaata, see on nagu selline spordivõistluse kommenteerimine, et ma ei tahakski lõpuks nagu sellega tegeleda, sest ma olen väga kriitiline nagu selle suhtes, et kui küsitakse nagu, et mingi sportlase käest, kuule, et miks sa esikohta ei saanud, eks ole. Ja siis ta hakkab rääkima, et valed suusamäärted olid ja trenni ei saanud teha ja Lõuna-Afrikasse ei saanud sõitma sinna mägedesse ja massaaži ei saanud teha korralikult ja parem õlg valutas ja nii edasi. Et neid põhjuseid võib lõputult välja tuua, aga ega lõppkokkuvõttes tuleb öelda seda, et demokraatia võitis, et ju siis teine mees oli antud hetkel parem ja nii ongi. Teine mees oli populaarsem. Ja nüüd, kui seda nimekirja vaadata, et seal juhatust kokku valiti ja nii, et kas sa juhatusse said ka? Jäid või? Pandi üles mind, aga tahtsingi vaadata, et palju mul siis seal toetust on, et seal oli nagu rohkem toetust kui esimehe valimisel, nii et ma selles mõttes ei saagi nagu inimestest aru, et mõned nagu esimeheks ei hääletanud, aga juhatuses võib nagu olla. Et päris nagu lahutada ei taha, aga samas voodis ka ei maga enam või kuidagi niimoodi. Okei, et selline see, ütleme, ootamatu pööre toimus nii
võib isegi öelda paleepööre kui selline, aga no kindlasti on ju pärast seda ju olnud mingisugune seal parteisiselt ka arutelu, et millised siis partei edasised sammud on, et kui sellised võib nii võtta, et ja millised on sinu sammud edasi, et saan aru, et et kohukesed olid ju nagu ette tellitud, et mis nendest saab ja nii edasi, et või et mis sinu edasised käigud on? Ei, no mina lähen ikka oma asjadega edasi, et plaan B, mul on plaan B. Alati on plaan B olnud, et mul on Tartul plaan B ja mul on endale plaan B, nii et sellega läheme edasi ja toetajaid on ju piisavalt ja eks tibusid loetakse sügisel ja antud kontekstis tähendabki seda, et hääled loetakse kokku sügisel ja siis vaatame nagu, mis seal saab, et ma olen linnapea kandidaat ikka edasi. Aha, nii et tegelikult, et kui inimesed ikkagi, kes tahavad sind valida, et saavad sinu eest ikkagi hääle anda? Ikka saavad anda. Ja no mis erakonda puutub, vaata, siin ma pean ütlema tõesti see, et ega igasugune positsioon, eriti poliitiline positsioon, see on rohkem ju kohustus, ega see ei ole mingisugune õigus ega privileeg. Nii et mina soovin edu uuele juhatusele ja uuele esimehele ja tema vastutus on nagu, et tulemus oleks hea erakonnale. Aga minu vastutus on see, et plaan B tulemus oleks hea ja Tartu tulemus oleks hea lõppkokkuvõttes. Okei, et aga kui nagu sa mainisid, et matemaatiliselt sa näed, et on kohtade, volikogus kohtade langus peaks tulema, et kus see võetakse, kas see on nüüd mingisugune reitingu alusel või on see, et sina seda umbes väidad, et see nii... Ei, see on ikka küsitlus 2025, telefon on, no midagi seal on, Norstati küsitlus ühe sõnaga. Norstati küsitlus, iga nädal tehakse vist üleriigiliselt ja iga kuu tehakse siis eelmise kuu lõpust käesoleva kuu algusest 2 nädala jooksul küsitlus ja siis tehakse kohalike omavalitsuste kohta. Nii et üldiselt on niimoodi vaata, et mitte et ma nüüd alla tõmbaksin nagu Keskerakonda või midagi. Ma olen siiski veel liige Keskerakonnas, ma ei ole välja astunud. Et ma ikkagi nagu tahan head selles mõttes, et vaata Keskerakond õiskas siin viimati, et üleriigiliselt on Reformierakonnast ette läinud ja niimoodi. Ütleme just karkude ja komberdajast ette minna, kes väga populaarne rahva hulgas ei ole, nagu see Reformierakond on. Et see ei ole nüüd iseenesest mingisugune väga suur saavutus, kuigi iseenesest on muidugi tore, kui kellestki ette minnakse, aga vaata, kui sa võtad selle sama lehekülje lahti, kus on kohaliku omavalitsuse reitingud, siis Keskerakond tegelikult isegi Tallinnas, kus on vana Keskerakonna kants, on alla läinud reitingute mõttes, võrreldes 2021. aasta seisuga. Narvas samamoodi alla läinud, Narva-Jõesuus alla läinud, Maardus alla läinud. Need on need Keskerakonna kantsid, kus öeldakse, et Keskerakond nagu nii-öelda Vene partei, kus on palju venekeelseid kodanikke, kes hääletavad. Nii et selles mõttes ei ole isata midagi, aga vaata, kui sa veel lähed nüüd sinna põlis Eesti keelsetesse piirkondadesse nagu Saaremaa, kus näiteks oli eelmistel valimistel oli pärast 5 kohta volikogus, praegu prognoositakse 0. Pärnus kas on siis 5 pealt 4 peale, Valgas vähenenud ja enamikud Lõuna-Eesti omavalitsused päris 0 nagu, eks ole. Tartu oli ainukene minu juhtimisel, kus oli siis 4 pealt 6 peale tõusnud. Nüüd valiti uus esimees, läks 5 peale tagasi. Nii et need on need päris numbrid nagu tegelikult, et ega isata ei ole midagi, et ma ütlen, et kohalikel valimistel mängib rolli nagu väga see, et mitte niivõrd partei kui kaubamärgi, ütleme kui tuntus või see, et kaubamärgi poolt hääletatakse, vaid ikkagi ka see, et oleks nagu säravaid ja tegijaid isiksusi, keda panna kandideerima ja eks sellest saabki see asi kõik alguse. Et ma ütlesin oma valimiskõnes ka, et Keskerakond ei tohiks olla keskpärane ja et minu juhtimisel saaks väga palju ühesõnaga sihukest jõulisust ja elurõõmu ja nalja ka natukene, eks ole, tõsist asja ka loomulikult. Et ma teeksin ilusti seda asja
et aga ega ma ei ole püssi põõsas visanud, ma ikka teen nagu seda, et ma kandideerin ja varsti saate korralikku kampaaniat näha, mida Tartus ei ole nähtud. Ja, et aga kui rääkides sellest ikkagi reitingu põhiliselt, et 5 kohta, 6 pealt 5 peale või siis 4 peale, et mis see kohtade arv, selline kohtade arv annab, ega minu matemaatika ütleb, et see on ikkagi juhtiva parteiga, võitja parteiga ühte voodisse heitmine, nii või naa? No ikka on, sellepärast vaata, ega katalüsaator enne piirkonna esimehe valimisi oli see, et ma tegin postituse, üks postituse võib-olla ärritas väga paljusid, aga teistpidi see tõi ka väga palju niisugust positiivset tagasid, et inimesed olidki nagu 2 lehte, vähemalt räägiti Keskerakonnast, räägiti minust, eks ole, kui Keskerakonna piirkonna esimehest ja linnapea kandidaadist. Arvamused olid väga erinevad, aga vaata, mis sealt mulle silma hakkas. Et kõigepealt see postitus oli ju see, et sõda mängiti Ihaste silla peal ja ma kritiseerisin seda, et kaitseliitlastel, aga ma ei tea, kas nad olid kaitseliitlased, ega nad mulle dokumenti ei esitanud, ma muidugi küsinud ka, oleks võinud küsida. Endal ka pean tuhka pähe raputama. Et küllap olid, öeldi, et sillid olid ka väljas, et õppus. Ma pean ütlema, ma sõitsin 2 korda läbi, mina ei näinud, aga ma võin ka olla siuke tähelepanematu. Et aga selles pole küsimus, inimesed olid maskides, kaitseliitlased, väidetavalt kaitseliitlased olid maskides, aga vaata, mina Eesti patrioodina ütlen seda, et kes ka ajalugu on uurinud, et see on nagu kuskilt värulifilmidest mulle tundub üle võetud ja või kuskilt Ameerika mingisugustest või Vene spetsnatsi või kuidas nimetatakse neid üksusi. Et ikkagi mina saan aru oma talupoja loogikaga, et kui mask on ees, et siis sa lähed nagu võõrale territooriumile. Et siis sa tahad nagu ma nägu varjata, et näiteks, et kui Eesti armee läheks Petserimaad tagasi võtma sõjalise operatsiooniga või Narva-tagusid alasid, et ma saan aru, et siis sa tõmbad nagu maski pähe, sellepärast, et seal võib olla sellist kohalikku elanikkonda, kes ei ole nagu nõus sellega, et sa sisuliselt nende mõistes lähed okupeerima. Meie mõistes loomulikult tagasi võtma, aga nende mõistes okupeerima, et siis sa paned nagu maski ette, et võib-olla harjutati seda. Aga oma territooriumil ikkagi vaata peab oma näoga olema kaitseliitlane ja kaitseväelane ka. Nii et ma selle tõin välja ja siis ma tõin välja nagu selle, et 5% kaitsekulusid tõsteti, et selle üle õisatakse. Et vaata, see ei ole nagu väga mõistlik, sellepärast, et kuludega nagu ei kaitse, et kaitsmisega kaitset, aga kulu ei tähenda veel kaitset. Et kulu tähendab lihtsalt mingisuguse sildi all, olgu ta Ukraina silt või olgu ta Covidi silt või olgu ta mis iganes silt. See on lihtsalt nagu kulutamine ja eelarvest lõppkokkuvõttes isegi mõni ütleb, et välja varastamine. Et aga tegelikult oleks ju reaalset kaitset tarvis, et selleks on hoopis mingisugust muid tegevusi tarvis, kui maskidega ringi joosta ja nii edasi. Ja kolmas asi, kärkiv kõneviis, et seda ma kritiseerisin. Aga mõned eriti agarad, ja selle juurde ma jõuan põhipointi juurde nüüd, hakkasid seal kommenteerima, et ma kaitseväge nagu kuidagi või kaitseliitu alla tõmban. No ma ei tõmba nagu, et see, kui vabariigi kodanik nüüd oma tähelepanekud esitab ja toob kriitika välja, et ma ei öelnud üheski lauses, üheski sõnas, et meil pole kaitseliitu vaja või kaitseväge või et õppusi pole vaja teha või midagi taolist. Et lihtsalt see mõned nüansid, mis väga teravalt silma hakkasid, mis oleks võinud olemata olla ja mis peaksid olema tulevikus olemata. Aga poliitilised oponendid pöörasid selle nagu ka niimoodi, et umbes, et ikka Keskerakond ja venemeelne ja umbes tahabki nagu juba Putinit siia ja parem kui spetsnatsi oleks oma maskidega nagu siin, et tegelikult ju midagi sellist ei olnud. Ja mida ma hakkasin tähele panema siis nende postituste all, oligi see, et ma saan aru, et sotsid olid vastu, sotsid kommenteerisid seal agaralt. On muidugi head, mulle reklaami tegid, ma olen ääretult tänulik nendele. Ka reformierakondlased ja seal oli veel nagu vastaspartei inimesi, Eesti 200 ja kes seal veel kõik olid. Ja neid juba laikisid osad keskerakondlased. Ma sellest nagu järeldan nagu seda, et tegelikult tahetakse ühe mütsi all olla põhimõtteliselt teatud seltskonna poolt. Et tegelikult vaata mina juba põhimõtte pärast oma partei mehe vastu ei paneks nagu neid laike või vastaspartei. Jätaks, kui mul vähemalt ei meeldi oma partei inimese tegevus, ma jään nagu siis viisakalt niimoodi vaikseks, et ei avalda talle toetust ja ei avalda kindlasti ka vastaspartei tegelasele toetust, sellepärast,
et nii ei ole nagu kuidagi viisakas, mulle nagu tundub niimoodi, et kui sa ühist asja ajad, et kui sa oled ühises korvpallimeeskonnas, et siis on niimoodi, et ikka oma väravasse tegelikult, või mitte väravasse, aga korvi sisulist viskama ei lähe, et kui sa oma korvi viskama lähed, kes sa siis nagu oled. Nii et võt niimoodi nende asjadega on ja mulle tundub seda, et tegelikult uuest nii-öelda esimehest, kes tuli Keskerakonna piirkonda, et sellest kõige rõõmsamad ei ole mitte nüüd Keskerakonna oma inimesed või Keskerakonna valijad, vaid ongi Reformierakonna inimesed ja sotsiaaldemokraadid. Teeme ühe kiire pausi ja siis oleme tagasi saatega Eesti Kroon. Oleme tagasi saatega Eesti Kroon, saade rahast panusest investeerimisest ja majandus ning saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu ning stuudios Andro Roos ja Maksim Romanovitš. No Andro, et olid need nii-öelda poliitminutid, et nendest võtame siis, kaldume nüüd kõrvale, hakkame rääkima ikkagi majandusest kui sellisest ja no, natukene kaudselt ikkagi puudutan poliitikat ka, et tore ju vaadata, kui sirvides meediat, et bürokraatiat jääb vähemaks, et tõmmati siin mingi hulk mõttetuid asju maha, et umbes, et no elementaarset, mis mulle silma jäi, et kui on töökohas seisab redel, siis seda kord aastas ei pea kontrollima ja auditeerima ja seda esitama. Jumal tänatud. Et mingid siuksed väiksed nüansid nagu jäävad nagu vähemaks, et peaks ju ütlema, et noh, bürokraatiat jääb, tundub ju vähemaks või kuidas sa leiad, sa oled ju ka, ütleme, tööandja ja nii mitmele inimesele, et kuidas see sind puudutab ja kas sina näed nüüd positiivset sellest või? No ma muidugi lugesin seda nimekirja, mida sa välja tõid ja lõin selle nimekirja lahti Postimehest too päev, kui see nagu siis esitati ja majandusministri pilt oli kõik juures ja nii edasi, et lootsin lugeda sealt mingeid tõesti suuri asju, nagu et näed, et nüüd läheb elu kergemaks ja aega tuleb rohkem juurde ja saad nagu sisuliste ettevõtlusasjadega tegeleda. Ja auditeerimise mingid mured laheneks on ju. Just. Aga tegelikult oli seal tõesti niimoodi, et ma ütlen, et enamiku asja aga ei teadnudki, et on vaja nagu ausalt öeldes. Täpselt. Mina ütlen kohe kuulajatele ära, et meie raadios seisab ka ju redel ja käsi südamel ma võin vanduda, et keegi pole seda aasta jooksul küll tõesti kontrollinud. No nüüd tuleb kontrollima, sest see ei ole veel jõustunud need piirangute mahavõtmised. Mul kohvikus seisis ka redel ja see häiris mind, siis ma panin selle tagaruumidesse nagu. Aga noh, ikka on vaja redelit ja kõike. No ma siin saates olen ka ju kirjeldanud, kuidas minu tomatikasvatuses et pidin ka, üks töötaja on seal firmas, see olen mina ise muide, ja siis pidingi vastama küsimustele, kuidas teil on seksuaalse ahistamisega on. Ma ei mäleta, kas see pilt ka juures oli, seal olid ikkagi, see oli nagu siuke poolidiootidele tehtud, et ikka pildid olid ka juures, aga seksuaalse ahistamise kohta pilti ei olnud juures, minu arust. Või midagi siukest rämedat ei olnud niimoodi, et tuleks kohe ette hakanud kujutama seal midagi aga olid ka pildid juures ja et noh, kuidas te teete, et mis te siis teete näiteks, kui kontaktpistik on nagu seal, kas te panete näpud umbes sisse või te ei pane näpud sisse ja kuidas te juhendate nagu inimesi, et kui kuskil on mingisugune lahtine juhtme ots või kuskil on maha kukkunud mingisugune asi, kuhu otsa võid sa komistada, mis sa siis nagu teed ja et kas teil on selle kohta reglemendid. Kahjuks muidugi sellise asjade kohta neid nagu maha ei võeta, et need küsimused jäävad ikka alles ilmselt nagu. Aga jah, suured asjad, mis oleks nagu tõesti, kus oleks bürokraatiat vaja maha võtta, tõesti majandusaasta aruanded, nende auditeerimine, audiitorid ei ole saada. Hoiu-laenuühistute puhul isegi audiitorid väga paljud ei julge võtta hoiu-laenuühistut, sest need on ära peedistatud. See on umbes tegelikult on niimoodi, et kui sa hoiu-laenuühistuna nagu tegutsed, et see on nii nagu omal ajal oli Tiit Madisson, kes oli Eesti esimene poliitvang. Ja kuidas ta on rääkinud nagu seda, et inimesed tulevad endised võitluskaaslased pärast seda, kui ta oli represseeritud nii Nõukogude ajal, kui hiljem Eesti Vabariigi ajal oli Eesti Vabariigi ajal vangis istunud. Inimesed tulid endised võitluskaaslased, nägid, et Tiit tuleb, siis läksid üle tee teisele poole, et mitte tere öelda, nagu, et ongi nagu see, et pööratakse silm ära, kui seda hoiu-laenuühistu, minge vaadake, kus te nagu saate, eks ole. Et sinnamaani oleme nagu nende asjadega jõudnud ja rääkimata seal ehitusload, kasutusload, kõiksugused planeeringud, muinsuskaitse küsimused, mis siis veel, maksuküsimused, eks ole, kuidas maksudeklaratsioone teha, et need lähevad järjest keerulisemaks, et neid ei võta nagu keegi tagasi.
igasugused töötajate registreerimised, objektidel ehitustöötajate registreerimised, igasugused tegevusloa taotlused, need lähevad ju järjest hullemaks. Võtad finantssektoris mingisugused IT-auditid, muide siseaudiitorid ei ole võimalik enam leida, sest paljud tõstavad käed üles, ta ei oska teha sul IT-auditit nagu. Sa võtad kätte, tuleb Finantsinspektsioonist, tulevad mingid pullad alla ja ongi juba nagu mingi pealkiri on umbes siuke nagu Leeni näel, et plenaaristungid ja mingi plaan. No see on nagu täpselt nagu see nõukogude mingid pleenumid, kui sa kuuled sõna pleenum nagu, eks ole. Sa tahaks ju, tahaks aknast alla hüpata, no on ju niimoodi nagu, eks ole. Et mingist pleenumid, keegi ajab mingid ilged pläma nagu kuskil. Nagu Leenini kogutud teosed tulevad mingisugused pullad alla, paksud, ja siis kirjutatakse, et et ootame teie tagasisidet 30 päeva jooksul ja et 30 päeva jooksul esitage siis plaan nagu, et kuidas te seda kõike täitma hakkate ja kuidas te kõik olete sise eeskirja nagu selle asja sisse viinud. Siga ka ei söö nagu neid dokumente. Nii et või lõpetades ka sellega, et näiteks ma ei viitsigi neid asju üles lugeda, ühesõnaga ühtegi sisulist asja, mis tõesti oleks vaja maha võtta bürokraatia poole pealt. Seda ei ole tehtud ja mängitakse mingisuguste tühiste asjadega, mida sa ei teadnudki, et tegelikult sa tegema pead. Nojah, täpselt nagu ma ütlesin, et redel nii kui nurgas seisab ta ka paraku edasi ja keegi selle üle arvet ei pea selles suhtes. Lihtsalt riik ei saa, ütleme, trahvi teha sulle selle eest. Et see redel mul kontrollimata on. No ja räägime, konkreetselt ütleme, tulid kasutusload siin, ma eraviisiliselt tegelesin siin mingite asjadega, vanade hoonete seadustamise asjadega. Ütleme niimoodi, et kasutusload väga paljudel majadel seisavad näiteks selle taga, et projekti on märgitud, et uks on nagu, siseuks on nagu paremat pidi avanev. Aga tegelikkuses avaneb vasakut pidi. On lihtsalt pandud niimoodi. Ja selle taga öeldakse, et kuule, et omavalitsus ütleb, et tee projekti ümber. Muuda projekti. Kõike võib muuta, aga projekti muutmine, kuule inimesed, see võib tunduda niimoodi, et hea küll, et lähed projekteeri juurde, võtab ühe paberi ette, tõmbab seal niimoodi ära, et uks ei ole mitte vasakpoolne, vaid parempoolne, eks ole, muudab seal lingi asukohad ära joonise peal, et see on nagu umbes 5 minutit tööd, saadad vald ära, vald ütleb, paneb templi alla. Aga tegelikult ei ole niimoodi, siis on kogu pakk nagu, sa võtad jälle, seal on ju meeletult nagu neid arhitekte, ütleme, kes on peaarhitekt, alamarhitekt ja ma ei teagi kõike neid, kuidas linnaarhitekt. Ja niimoodi, sa võtad need allkirjad alla ja omaniku allkirjad ja siis on seal võib-olla juba korterid maha müüdud, sa võtad korteri omanike allkirjad ja kõik muud dokumentatsioonid, siis ta läheb uuesti seal kooskõlastusringil, üks väike ametnik vaatab, suurem ametnik vaatab, siis ta ei vaata seda kohe, siis tal on 30 päeva jälle, siis ta vaatab selle ära, et parem käsi, vasaku käsi, see on õige, aga tal jääb vaatamise käigus silma, et aga mingisugune väike komakoht on veel nagu kuskil ütleb, sa muuda veel ühe korra. Ja lõpuks, sa ise ka imestad, kuidas need protsessid venivad aastateks või mitmeteks aastateks pikaks. Ja see tapab meie riiki. See tapab mitte ainult meie riiki, see tapab ka meie majandus, sest olgem ausad, kõik kuni see protsess käib ju tegelikult, töö seisab, töömehed ei tööta, raha ei liigu, palgad ei laeku, ütleme ja nii edasi, maksud ei laeku. Või vähemalt laekuvad ja liiguvad aeglasemalt, kõvasti aeglasemalt. Ja et kõik see ikkagi on selline aeglaselt ja mõttetult liikuv protsess, aga mis aeglaselt ja mõttetult ei liigu, on ikkagi Tartu Hoiu-laenuühistu tegevused ja uuriks, et võlakirjade koha pealt, sest et ma vaatasin, et on ka siin see võlakirjade teema on läinud siin ääretult populaarseks, et siin olid Enefiti võlakirjad, nagu me teame, nende tagasiostmine ja nii edasi. Siis on nüüd mingid IT-ettevõtted hakanud seda tegelema, et aga Hoiu-laenuühistu inimene on, ütleme, natukene unarusse jäetud, et peab tunnistama, et viimasest võlakirjade pakkumist on nagu natuke pikalt aega mööda läinud, et näpud hakkavad sügelema, et tahaks jubedalt investeerida. Tuleb, aga võib-olla isegi see nädal tuleb, aga ma ei saa sulle öelda, sest täna on esmaspäev, kui see saade läheb eetrisse ja ei ole kuidagi võimalik nagu öelda. Okei, et kas on, vähemalt on see, et see protsent on ikka, nagu me viimati kokku leppisime, et on alla läinud 6 peale. Läheb alla, jah. Nii et need, kes viimasest osa ikkagi ei saanud võlakirjade pakkumisest, et seekord peab natukene tagasihoidlikuma protsendiga ikkagi leppima. Nii on. Eks see intress ja inflatsioon on ka ju tegelikult mängus ja
ja kõik need Euriborid asjad, et kas see on sellepärast, et hoiulaenuühistu tahab endale, et jääks rohkem näppude vahele või kuidas? Protsent on sellepärast alla läinud, et üldiselt protsendid on nagu alla läinud ja sellepärast ka, et ikkagi see, kes võlakirju välja annab, et tal oleks julgem maksta neid intresse, sest ma ütlen sulle, et rahva vanasõna on ka, et parem, kuidas on, et varblane peos kui pääsuke vallas. Ei, või keegi vares katusel või no, suurem lind katusel nagu. Et ikkagi, mida vähem peab laenuvõtja intressi maksma, seda kindlamini ta suudab lõppkokkuvõttes seda laenu teenindada, sellepärast et majandusolud on ka ju kuidagi sellised hüplikud ja ega suured kulud tähendavad suuremaid riske, väiksemad kulud tähendavad väiksemaid riske. Ja, aga kui te tunnete, et see ikkagi seda võlakirjadega seda intress on, nagu ütleme, jääb teile madalaks, siis alati on võimalik minna ka lihtsalt teha endale hoius, Tartu hoiulaenuühistus ja tähtajaline hoius on intressiga kuni 7,5% aastas, maa- ja metsahoius 5,5% ja energiahoius pluss on 5% aastas, pensionihoius on lausa 6%, nii et noh, rääkimata sellest, et meie viimati räägitud kullast, kullahoius on vist kõige selline riskantsem ja hüplikuma variandiga, kui inimene tahab nagu... No jah, aga vaata, ega lõppkokkuvõttes ta on ju ka kasvanud ja mis seal ikka nii suurt riski, et muidugi ta võib alla ka minna, aga 11 aasta perspektiivis, kus meie oleme sellega tegelenud, on ta ikka me või isegi rohkem, me oleme 2010. vist tegelenud, kui on 2025, 15 aastat, 16 aastat oleme juba tegutsenud. Nii et jah, et sealt on tegelikult kõvasti üles läinud, 3 korda peaaegu. Nii et jah, tartuhly.ee, seal lehe peal kõik üles leiate, erinevad hoiused ja loodame, et siis pärast meie saadet tuleb see pommuudis maha ja saavad inimesed siis võlakirjade austajad saavad teha järjekordset investeeringuid. Teeme aga siin ühe kiire pausi ja siis oleme saatega tagasi Eesti Kroon. Jah. Oleme tagasi saatega Eesti Kroon, saade rahast panganduses investeerimist ja majast ning saate toob teenid Tartu hoiulaenuühistu ning meie saate, ütleme, vankumatu külaline on alati olnud Andro Vanker ja ütleme siis nii-öelda, ma tean inimesi, kes seda seiklust nagu täitsa huviga jälgivad, kes on öelnud, et vankri osa on saate segmendist kindlasti ei tohi puududa, sest et linnapildist on ju näha, et kord teda on, kord teda ei ole, mis seis praegu siis on? Praegu on niisugune seis, et vankril on nagu ära ja on politseisse andnud, politsei võtnud menetlus, nüüd on Lõunaringkonna prokuratuuri kaevatud. Ja niimoodi ta nagu ongi põhimõtteliselt. Et aga linnavalitsus minu arvates andis vale ütlusi nagu, et noh, politsei kirjutas mulle niimoodi, et on võimalik vanker kätte saada, linnavalitsus on selle nõus tagasi andma, kui sa ei helistatud linnavalitsusse, siis selgus, et ta ikka ei ole, seal on rida eeltingimusi, mis on sellised absurdsed. Nii et linnavalitsusele on ka kiri välja läinud advokaadi poolt, et selgitada neid tingimusi, et kas need olid ainult telefonijutt või nad julgevad seda kirjalikult kirjutada, mida nad siis välja ütlesid. Ja noh, ütleme niimoodi, et linnavalitsus on jah nagu vale ütlusi andnud, selles mõttes, et ta politseile kirjutas hoopis teised põhjendused, miks vanker ära viidi esimene kord. Et justkui oleks tänava puhastust takistanud ja edasi, aga tegelikult seal olid hoopis nagu muud põhjused. Ja kindlasti mitte tänava puhastus, ma olen ka seda siin saates ju rääkinud ja Facebookis avaldanud, et need põhjused olid tegelikult ametlikult, et need nii-öelda liiklusmärkide moodi propagandaplakatid ei automaksule ja pargin tasuta linnavalitsus tõlgenduse kohaselt, millega meie muidugi ei nõustunud ja kus me jäimegi eri arvamustele viisakalt, et need siis justkui oleks nagu sellised eksitavad faktorid liiklejatele ja sellepärast tuli see liiklusest ja parkimisest eemaldada. No, et see on, ütleme siis põhjus, mida sina näed nagu see, aga mis nüüd edasi saab, et kas sa, kui sulle viisakalt pakutakse, kuule, et noh, tule võtta siis see vanker ära, et sa ei lähe seda ära võtma. Lähen, kui viisakalt pakutakse, lähen. Kui viisakalt pakutakse, lähed. Kas ta siis läheb kuskile tõllakuuri peitu või läheb vanakoha peal tagasi? ma ei tea. Eks seda näitab aeg. Ei, tõllakuuri peitu ei lähe. Tõllakuuri peitu ei lähe.
et selle nii-öelda linnas juba legendaarseks muutunud ka monumenti ikkagi peaks linnapildis kogu aeg ikkagi saama näha. No ma tahaks ikka sellega sõita ka, ma ütlen sulle ausalt. Päriselt ma tahan sõita nagu, et otsiksi kobuse mehe välja ja sõidaks ka, teeks paar sõitu. Ilus suvine aeg tulemas. Ilus suvine aeg tulemas ja et need, ütleme siis, automaksu ja maksma selle pealt ei pea. Ei pea ja valimised ka tulemas, ma teeks võib-olla mängiks seal akordionit, ma oskan akordionit mängida näiteks ja laulaks ja võib-olla peaks mõne kõne isegi ja linnarahvale. No seda nüüd küll, aga ma saan aru, et nii kaua kuni siis seda tõlda ei ole, siis hoopiski suure bussirooli saad keerata või mis lood sellega on? Jaa, ma pean minema siit stuudiost lähen ära, siis registreerin ennast nagu ka bussi teooria riiklikul eksamil, et mul koolieksamid tehtud nii sõidus kui ka teoorias, et nüüd on ainult riiklikud eksamid ja siis äkki saan D-kategooria kätte, et saan hakata lastele ja täiskasvanutele ka ekskursioone tegema. Bussisõit on aja võit, nagu öeldakse. Bussisõit on aja võit, jah. Ja ühistu liikmetele. Jah, et siin koha pealt natuke tulekski selle juurde, et tegemist oli ikkagi ideena, et selline nagu ühistu bussiga ja nii edasi, et plaanide koha pealt, et on midagi ühistu liikmeid ootamas seoses sellega või hetkel see buss leiab ikkagi rakendust natuke ainult poliitvankrit vedades? No hetkel on niimoodi, et buss on praegu Tartu Hoiulaen ühistu värvides ja Tartu Hoiulaen ühistu kaubamärgi all kindlasti poliitikat tegema ei hakka. Seda on meeldiv kuulata, et ütleme, et mille peale ma nagu rohkem rõhusin, ongi see, et tegelikult, et Andro, et jubedalt tahaksin pihtide vahele võtta sellega, et kas selle kogu poliitika taustal, et kas ikkagi meie ühistu inimeste jaoks ikkagi aega jätkub, et me ei tunneks ennast ikkagi välja jäetuna. No, ma ei tea, intressid makstakse välja, on makstud ilusti välja, asjad nagu toimivad, laenusid antakse, hoiused võetakse vastu, arvelused toimivad, et kõik on nagu timm ja kõik toimib. Arendused ka nagu kerkivad ja elektrit toodetakse ja küttepuitu toodetakse ja kõike tehakse, nii et ega see poliitiline tegevus, ega see on ühistu kaitseks ka nagu, see on ühistu ja ühistu tõstmiseks selles mõttes, et väga paljud tegelikult on tulnud ka ühistu juurde just tänu sellele, et need meeldivad siin väljaütlemised ja asjad ja üldse mitte ainult, et meeldivad, vaid et näed, et on üldse läbi selle teada saanud, et Tartu Hoiulaen ühistu eksisteerib, aga see on endale nagu imelik, et võib-olla sulle imelik, sa Tartu Hoiulaen ühistu liige, mulle imelik, kes ma olen seda 20 aastat teinud, aga väga paljude jaoks on nagu nii, et pole kuulnudki. Jah, sest siin koha peal ju tegelikult sa mainisid väga korrektselt, et ega see on nii-öelda poliitikas kaasalöömine, et see ei ole, ütleme, sellest, et sul elu oleks igav, vaid see on ikkagi sellest, et ühistut ees seista, sest me ju teame kõik need eelnõud ja ma ei tea, mis on kõik läbi käinud, et selle ühistute kaotamiseks ja nii edasi, et ega kui sa oled, ütleme, oled käinud ühistu esimees, siis selle vastu on nagu raske võidelda, aga kui sul on, ütleme, poliitiline väljund, ütleme niimoodi, poliitiline väljund. Et siis on ju palju kergem nagu võidelda selle. Siis on kergem, jah. Vähemalt on mingid kontaktid isegi vastaspartei inimestega. Et ega üks asi on see kampaania, et sa kampaanias kurjustad ja teed ja niimoodi. Ja ega ma mõtlen ka tõsiselt neid asju, mida ma postitan ja niimoodi. Aga samas ega keegi ei lähe kellelegi nugadega kallale ja nagu pead maha võtma mõgaga, eks ole, et päeva lõpuks oleme ikka kõik inimesed ja on ka mingisugune inimlik läbisaamine ja ma ütlen, et tegelikult austatakse tugevaid inimesi nagu rohkem ja räägitakse tugevate inimestega nagu rohkem läbi kui nendega, kes kõrvalt lonti lasevad ja vaikselt edasi teenivad. Jah, ma arvan, et ega siin midagi, et põhilised teemad said täna kaetud, tõllast on juttu olnud Keskerakonna nii-öelda ootamatust paleepöördest räägitud ja hoiulaenu ühistu inimestele, et kui te tahate ikkagi hoiuseid või võlakirjadesse investeeringuid, siis hoidke tartuhl.ee leheküljel silma peal, et varsti kohe peaks siis uudis tulema ja kellel näpud investeerimise järgi sügelevad, et tulge meie sekka. Absoluutselt. Teeme niimoodi, Andro, järgmise nädalani ja see oli saade Eesti Kroon, saade rahast pangust investeerimist ja majandus ning saate tõi teen Tartu Hoiulaenu ühistu. Eesti Kroon.
saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu.